No tere jälle! Täna räägin sulle Võlusopi 24. loo. Kas oled valmis? Alustame. Kui luumil pole sõpru. Päike oli juba madalamale vajumas, kui luumi mööda kitsast teerada kodu poole kõndis. Mets oli värske ja samblalõhnaline. Luumi liikus rahulikult, aga tema sees ei olnud nii rahulik. Ta lükkas väikest kivikest oma jalaga edasi, siis veel natuke. Täna oli ta käinud ühes uues kohas, trennis. Seal oli palju lapsi, naeru, hääli, jooksmist. Ja ometi tundus, nagu poleks tema seal päriselt olnud. Luumi, oota! Selja tagant kostis tuttav hääl. Runo jooksis talle järele, seljakott natuke viltu. Sa lähed täna nii hilja koju. Tavaliselt oled sa selleks ajaks juba kodus. Luumi peatus. Ma tulen ühest uuest trennist, ütles ta vaikselt ja vaatas Runo kätt. Aga mis sina siin teed? Runo tõstis käe ja näitas väikest klaaspudelit, milles helkis hele vedelik. Me tegime täna koos teiste õpilastega keemiakatseid. Ta pööras pudeli valguse poole. Segad õigeid aineid, siis nad võivad täiesti ootamatult värvi muuta. Mõnikord läheb kõik täpselt nii, nagu plaanitud. Ta mõtles hetke ja mõnikord ei juhtu kohe midagi, siis peab lihtsalt natuke ootama. Luumi noogutas kergelt. Runo vaatas teda nüüd tähelepanelikumalt. Aga sina ei näe kuigi rõõmus välja. Luumi ei vastanud kohe. Ta lükkas kivikest veel natuke edasi. Seal trennis, seal oli palju lapsi, ütles ta lõpuks. Runo jäi kuulama. Nad kõik juba tundsid üksteist, jätkas Luumi. Nad teadsid, kellega joosta, kellega rääkida. Ja mina lihtsalt seisin. Runo noogutas aeglaselt. See tähendab, et sa olid ainus uus, ütles ta rahulikult. Luumi noogutas. Kas see tunne oli pigem raske või tühi? Küsis Runo. Luumi mõtles. Natuke mõlemat. Just siis kalpsas oma patside lehvides nende poole Siira. Ma ootasin teid. Ta lehvitas kätega nii, nagu oleks tal midagi väga tähtsat öelda. Ma ootasin teid juba tükk aega, mul on üks küsimus, väga oluline küsimus, ütles Siira kiiresti. Runo ohkas. Siira, hingamine, proovi. Siira hingas sügavalt sisse. Okei, räägi. Siira seisis nende ees, silmad säramas ja tõsise näoga. Kui sa oleksid porgand, alustas ta, kas sa oleksid pigem pehme või krõmpsuv? Vaikus. Runo sulges korraks silmad. Luumi vaatas Siirat. Tema suunurk liikus õrnalt üles. Ma ei tea, ütles Luumi vaikselt. Mina oleksin kindlasti krõmpsuv, teatas Siira uhkelt. Sest siis saab kõvemini hammustada
Bruno vaatas teda. Siira, see küsimus ei olnud eriti vajalik. Siira kehitas õlgu. Kõik küsimused ei peagi vajalikud olema. Ta vaatas nüüd Lumi poole ja jäi korraks vaikseks. Sa oled täna kuidagi nukker, ütles ta. Bruno vastas Lumi eest. Lumi käis täna uues trennis ja tal ei olnud seal ühtegi sõpra. Siira vaatas Lumit. Seekord ilma naljata. Okei, mul on veel üks küsimus, ütles ta. Ta vaatas Lumit natuke tõsiselt. Kui sa lähed uude kohta, kas sa peaksid ootama, et keegi tuleb sinuga rääkima? Või võib ise minna sõprust alustama? Vaikus tuli nende vahele. Lumi vaatas maha. Ma ootasin, ütles ta vaikselt. Bruno noogutas. Mina olen ka vahel oodanud. See tundub päris pikk ootamine. Kui ma esimest korda tantsuringi läksin, siis ma rääkisin kõigiga korraga, ütles Siira muiates. See oli vist palju. Lumi vaatas teda üllatunult. Keegi ei saanud aru, mida ma räägin, jätkas Siira. Ja siis ma tundsin, et ma olen nagu liiga palju. Ja mis siis juhtus? Küsis Lumi. Siira kehitas õlgu. Siis ma järgmisel korral ütlesin ainult ühele tüdrukule tere. Ta naeratas natuke. See oli palju lihtsam. Bruno noogutas. See on tegelikult väga efektiivne strateegia. Siira vaatas teda. Sa rikud mu loo ära. Nad kõik muigasid. Tuul liikus jälle läbi puude ja metsa tagant vilksatas kuu. Sel hetkel laskus nende kohale vaikne vari. Frederik, särav sinine liblikas. Ta maandus oksale ja vaatas lapsi rahuliku pilguga. Kas sa oled märganud, et uued rajad metsas ei teki korraga? Keegi astub korra, siis teine kord ja alles siis tekib rada. Bruno lisas. See tähendab, et kordused loovad mustri. See tähendab, et pead mitu korda proovima, ütles Siira. Lumi mõtles sellele. Aga kui see tundub hirmus, küsis ta. Frederik virvendas kergelt. Hirm ei tähenda, et sa ei peaks minema. See tähendab, et see on uus. Lumi vaatas enda ette. Mõnikord ei tea teised, et sa ootad, kuni sa ise natukene nähtavaks muutud. Lumi mõtles sellele. Aga mis siis, kui ma ei julge? Frederik virvendas kergelt. Mõnikord
ei alga sõprus sellest, et keegi tuleb sinu juurde, vaid sellest, et sina teed ühe väikese sammu. Lumi vaatas oma käsi. Runo ütles, näiteks võid sa lihtsalt küsida midagi või öelda, kas ma võin ka tulla. Siira naeratas. Või pakkuda porgandeid, see töötab ka vahel. Lumi muigas. Lehed sahisesid, üks hiireke krabistas põõsa all. Metsarada hakkas lõppema ja nende kodu oli juba lähedal. Kas sa lähed homme tagasi? Küsis Siira. Lumi jäi korraks seisma ja ajas selja sirgu. Jah, ütles ta. Ma lähen homme ja ütlen tere. Siira tõstis põidla püsti. See on väga hea plaan. Runo lisas. Statistiliselt piisab ühest kontaktist, et alustada suhtlusmustrit. Runo, ütles Siira. Sa oled nagu kõndiv entsüklopeedia. Frederik tõusis õhku. Ja nii algavadki kõige tähtsamad asjad, ütles ta vaikselt. Täna sai Lumi aru, et sõprus ei teki alati kohe. Mõnikord algab see vaikselt, väikese pilguga, väikese küsimusega või lihtsalt julgusega proovida veel üks kord. Kui sul ei ole veel sõpra, siis see ei tähenda, et neid ei tule. Mõnikord ootab sõprus lihtsalt ühte väikest sammu.